Natukene lühidalt ka sellest, kes veel ei tea, et kes kandideerisid sel aastal siis sellele väärikale autasule. Et eelmisel aastal oli väga suur hulk tegelikult head spordikirjandust ilmunud, et kui me siin näeme neid nominente, siis me leiame nende seast nii tõsist Eesti spordikirjanduse raskekahurväge kui ka huvitavaid uusi tulijaid. Ning kui mõnel on veel see üks või teine raamat siit loetelust kahe silma vahele jäänud, siis tasub nüüd kindlasti raamatukogust, raamatupoest või kodusest riiulist üles otsida. 2012. aasta nominentideks olid et inimene on alati olemas ümbritseva suhtes, siis saab ta olla omaenda väärtusest teadlik vaid juhul, kui ta samal ajal on teadlik ka ümbruse väärtusest. Kirjutas Georg Hackenschmidt 1937. aastal raamatus Hoiakud ja ilmutused. Ma usun, et seda või saa hästi öelda ka kirjanduse ning selle sama loetelu kohta siis spordikirjanduses, et ning tuleb tunnistada, et see väärtus, see ümbritsev väärtus, mis tänase auhinna võitja ümber oli eelmisel aastal taaskord suur, valik oli küllaltki rikkalik ning valiku tegemine oli raske. Et väärikaid kandidaate oli palju ning samas saab võita vaid üks. Nagu te juba enne aru saite, siis mina ise auhinna žüriis ei olnud, aga ma võin öelda, et žüriis osalenud Eesti Spordimuuseumi direktor Taimar Lell ütles, et žürii jõudis otsuseni üksmeelselt. Muu hulgas võlus žüriid see, et võiduteosest kumas lisaks pikaaegsele ja põhjalikule uurimustööle läbi autori aastakümnete pikkune sügav isiklik huvi teema vastu. Huvi, mis sai aega küpseda, areneda ning vormuda Eesti spordiajakirjanduse ajalukku jäävaks suurteoseks. Ilmselt on nüüd ka paslik aeg jõuda selleni, kes sellest nominentide suurepärasest valikust siis teenis 2012. aasta parima spordiraamatu tiitli. Selleks palun ma siia Eesti Olümpiaakadeemia asepresidendi proua Merike Julli. Nagu öeldud, siis auhind oli Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordimuuseumi koostöö. Eesti Spordimuuseumi poolt on selline suurepärane ja ainulaadne skulptuur. Igal aastal siis antakse üks selline välja, et seda oma kapile pannes võib teada, et seda tõenäoliselt peaaegu kellegi teisel Eestis olemas ei ole. Ning Eesti Olümpiaakadeemia omalt poolt siis tunnustab võitjate tunnistuse ja sümboolse tšekiga. Mu daamid ja härrad, 2012. aasta parima spordiraamatu auhinna Georg Hackenschmidti raamatu auhinna laureaadiks on Vahur Kalmre teos 3 kirsipuud. Oma aplausid. Nii, ja siin on siis sertifikaat number 2, kuhu on kirja pandud teie auhinna nimetus, raamatu nimetus ja siis ka pilt sellest auhinnast, nii siis mitte vähem tähtis osa 1000-eurone tšekk. Loodame, et see teeb teile rõõmu ja jätkuvat loomingulisust. Annan kõigepealt siis aitäh akadeemiale, muuseumile, žüriile ja Georg Hackenschmidtile selle auhinna eest. Ajakirjanike kohta tavaliselt öeldakse, et nad on täpselt nii kõvad kui nende allikad. Ei ole ilmselt kahtlustki, et Rein Kirsipuu, Toomas Kirsipuu ja Jaan Kirsipuu on väga kõvad allikad. See ongi selle asja alus. Kui te juhtumisi seda raamatut lugenud olete ja sinna lõppu päris jõudnud,
või vastupidi, lõpust alustanud, ka see on võimalik, siis äkki te märkasite, et seda raamatut on kirjutatud päris pikka aega. Seal on kirjas aasta 2000, aga tegelikult on seda asja alustatud või mõeldud või ideed genereeritud juba isegi mõni aasta varem, nii et tegelikult võttis selle raamatu kirjutamine aega ei vähem ka rohkem kui 10 aastat. Loomulikult ei kirjutatud seda raamatut iga päev, 10 aastat, aga selle võrra rohkem sai mõelda sellest raamatust ja siis natukene aega ka kirja pandud. Nii et see on pikka aega kirjutatud raamat ja see on pikast ajast rääkiv raamat. Ja ma arvan, et aeg ongi selle raamatu üks peategelastest, siis Reinu, Toomase, Jaani ja teistegi jalgratturite kõrval. Ja üks asi, mida ma siis tahtnuks selles raamatus kirja panna, ongi aja roll või aja osa sportlase tees, kuidas ta selle ajaga hakkama saab ja kuidas see aeg teda siis nii või teisiti mõjutab. Et see võis olla siis üks peategelane selles raamatus, teine peategelane on selles raamatus treener, sest kui sportlastest meil ju veel räägitakse, siis treenerist mitte nii palju. Ja kuna selline seltskond Rein, Toomas, Jaan andis suurepärase võimaluse rääkida koos nii sportlasest kui ka treenerist, siis võiks selle raamatu teine peategelane ka treener. Kolmas peategelane selle raamatus on põlvkond. Ehk siis see põlvkond Eesti jalgrattasportlasi, keda vedasid Toomas Kirsipuu ja Riho Suun. Et nemad siis võiksid olla kolmas peategelane selles raamatus. Ja neljas peategelane selles raamatus võiks olla jalgrattasõit või jalgrattasport. Seda siis läbi Jaani, läbi Toomase, läbi Riho ja natukene isegi läbi konkurent Ahka ehk siis avapikkus. Et need olid need peategelased selles raamatus, keda mina nagu tahtnuksin või proovinuksin siis sinna raamatusse sisse panna. Iseasi, kas nad nüüd sealt välja paistavad, aga see ei ole juba enam suht minu teha, see on rohkem nagu lugeja teha. Aga millegipärast ma usun ja selles annab mulle kindlust just need samad kolm meest, ehk siis Rein, Toomas ja Jaan, aga mitte ainult need kolm meest, vaid ka näiteks Riho Suun, kelle ägedaid ja vahedaid mõtteid sealt raamatust võib ju üles otsida, kui tahtmist on. Et ma usun, et lugejatel ükskõik, kes on siis ka ei ole, spordihuvilised või mittespordihuvilised, sportlased või mittesportlased, võiks sellest raamatust olla võimalus otsida mõningaid huvitavaid mõtteid. Ja üks, mis mul kogu aeg meeles on see, mille ütles ühel näiteks 17. jutuajamisel ühel mingisugusel hetkel Rein Kirsipuu. Ja ta ütles umbes nii, põhiline on töö. Ilma selleta ei tule mitte midagi. Töö ja veel kord töö. Ilma ei tule midagi. On ju vahva? Aitäh!